alustan oma järjekordset vlogi jälle oma köögis. Aga täna selliste uudistega, et ma ostsin endale Marketplace'ist mahlapressi. Ja kuna ma ei tahtnud osta nagu täiesti uuena nagu ülikallid, kuna ma nagu tean, et ma nüüd liiga palju ka seda mahla ei tee, siis ma leidsin Marketplace'ist 25 euroga mahlapressi ja ma just sain selle kätte. Ja jah, ma ei tea, ma ei ole veel mahla teinud. Aga see on selline. Päris suur. Päris raske ka, kurat. Aga jah, täna on siis teisipäev, 1. aprill. Mul on päris palju aprillinälja tehtud juba, aga mul pole ühtegi uskuma jäänud, nii et... Nii, ma lähen praegu küüntesse. Küüned on mingi mega välja kasvanud. Kõige paremad küpsised nagu. Vana hea kokka läheb. Suurepärane. Sellerimahl sai valmis, proovime esimest korda elus sellerimahla. Käisime just Maximas, sest et Aleksandril tuleb homme soolaleib. Nii et me ostsime mingid snäkikes ja värke laua peale. Igasuguseid krõpse, kurki, hambapastat, tipikastmeid ja porgandit, kummikomme. Muide, Maximas on ilupäevad praegu. Muidugi ma pidin midagi ostma, sest ma ei tohi ilupäevad Maximasse minna, see ei ole nagu okei. Selline suuvärskendusvesi, suuluputuses. Mingi ülinaturaalne mingi värki, alkoholi vaba, kõige vaba. Sellega potti ei pese, sellega peseb suud. Panorama L'Oreali ripsmekkas, seda hullult kiidetakse, nii et üks üliäge asi on veel see, me käisime täna McDonaldsis ja kes ei tea veel, nüüd see vlog läheb üles ilmselt mingi 40 aastat hiljem, aga McDonaldsis on Minecrafti asjad, halloo! Me mänguasjad kahjuks saime täpselt samasugused, aga see on okei. Ole vaid! Ainuke see kuju, mis mina tahtsin saada, oli see ja ma sain selle. Minecraft on elu lõpuni mu südames, nagu kes meist poleks mänginud Minecrafti, palun öelge mulle. Ja Xander sai sellise, aga täpselt see, mis ta tahtis. Davai. Me tulime täna Kalev Cramo mängule, poolfinaal Riiaga, nii et palvetame, et Kalev Cramo saab finaali. Siin oli niimoodi, et esimesed 250 inimest said tasuta särgi. Ehk siis arvake ära, kes oli esimene, kes kohal oli. Mina. Kalev Cramo kaotas. Me oleme väga kurvad. Tasuta särgi saime ühe veel, aga no, mis me nüüd teeme sellega? Eestikaid lähme vaatama. Need võidame ära. 3. koha mängu peab ka võitma. Ma otsustasin, et ma tahan limaga mängida, nii et ma ostasin lima endale. Nii, me käisime just Krossis ja võtsime 2 kiirloteriid, sest Kalev kaotas täna, nii et äkki me võidame vähemalt õnnemängus. Let's go! Nii, ma tulin just trennist ja ma pean kohe tegema nüüd arvuti lahti ja hakkama oma bakatööd kirjutama, sest et vähem kui kuu on jäänud. Järgmisel nädalal mul on siis vahekaitsmine, ehk siis ma pean ennast liigutama iga päev ja hiljem seda ei teinud. Nii et ma pean seda kaitsnud tegema, siis ma kell 3 lähen podcasti salvestusele. Peale seda peab veel bakatööd kirjutama, nii et tuleb tore õhtu. Ma ei tea, ma ostsin endale täna sellised kollageeni kummikommid, sest ma olen täiega palju tegelikult head kuulnud neist ja kollageeni on tegelikult päris hea asi ka, mida tarbida. Eriti mingist vanusest. Gluteenivaba, laktoosivaba. Bänger. See on nice. Huvita, kas ma võin vähem ka võtta või? Jätkub kauemaks. Olid praegu osturallil 10 euri. Käisin just turul
ja võtsin maasikaid. Loodame, et need on head ka, sest tavaliselt nagu süksel ajal veel ei ole häid maasikaid. Aga no vaatan, äkki saab midagi magusat ka. Ma otsustasin, et ma pean lõpuks enda pintslid ära pesema, sest et selle aknaga on nagu on viimasel ajal, ehk siis see oleks vähim, mis ma teha saan. Siin siis on kõik mu pintslikesed. Nii enamus suuremad pintslid on nüüd pestud. Lõpuks said kõik pintslid pestud. Lõpetasin just tööpäeva ja nagu vabandust. Täna on 11. aprill ja lund sajab. Ma ei suuda lihtsalt. Aga mis siis plaan on? Homme on meil pilates Ksandriga. Ja uskuge või ärge uskuge, aga see vend käib minuga nüüd pilateses vahepeal. Ja siis õhtul on Kalev Cramo 3. koha mäng, sest kahjuks finaali nad ei saanud. Homme peab vähemalt 3. koha koju tooma. Nii et jah, ja siis naudin lumesadu, sest et pühapäevast läheb jälle soojemaks ja loodame, et kevad tuleb ka lõpuks. Kätte on jõudnud see päev, kus me lähme Ksandriga pilatesesse jälle. Kas sa oled elevil? Veits. Niisugune pilates kõrli minuga. Siis tuletan meelde, et sul oleks pärast hea kasutada pane asja kõige kaugama. Kalev Cramo mäng praegult Ogrega. Vahe on palju. 45, 55. 23 punkti. Enda arvates 58 minus 35 praegu. Ja, aga Kalev juhib ja me oleme väga õnnelikud, sest et medal on juba peaaegu kaelas. Tulime Kalev Cramo 3. kohta tähistama. Kuidas on emotsioonid? Noorem. Küll läheks. Paksud lähedessi. Jumal küll, täna on laupäev, 12. aprill. Lambist panin ennast mingi 2 nädalat tagasi kirja tänasesse pilatesesse, aga ma olin ootejärjekorras mingi, ma ei tea, 23. Ja hommikul ärkan täna. Olen saanud trenni. Nii et ma võtsin seda kui sain, et mul on vaja minna trenni ja ennast veits liigutada. Lähen pilatesesse. Nii et niimoodi hakkab minu laupäev ja täna on meil nii äge päev, nii et kui õnnelik sa oled 1-10-ni? Munakaaret oli vaja, nii et sõid 7. Võtsime kaasa 2 pastat Vapianost, mis mingi 30-40 minti tehti meile. Loodame, et nad on vähemalt head. Me läheme spaasse. Nii ootan juba. Igatahes ostsime natuke snäkke, me ostsime Ksandriga kogemata täpselt samasugused. Aga no nüüd meil ongi 3 pakid tatleid. Kell on 10:15. Märkasime just mingi 5 minutit tagasi. Sellepärast, et meil on hotelli hommikusöök 11, ehk siis veel 45 minutit. Nii et uni oli väga hea. Mida me eile tegime? Vaatasime televiisorit. Lihtsalt olime. Lihtsalt sennisime ja käisime spaas. Ülimõnus oli. Mullivannis, aurusaunas, Soome saunas. Üks tädi viskas Soome saunas niimoodi leili, et me pidime välja põgenema lihtsalt, sest et ta viskas mingi 4-5 korda. Ja ta viskas terve ämbri leili. Ja siis me olime just nagu pea mingi kõrbes otsast raas jooksma just välja. Nii et jah, me läheme nüüd sööma. Sööma minemise outfit. Mitte midagi. Tiigab tuliku. Aeg on lahkuda. Käisime just korvpalli mängimas. Kuidas on su emotsioonid?
Läks vahepeal korviga. Läks vahepeal korviga. Minu vabakate viskamisprotsent on 50. Nii et ma viskan 50% vaba visati sisse. Nii et jah, väga nice. Suvega on algus tehtud. Siis ma ostsin õhtuks veel ühed nachod, sest et me oleme seda väärt. Nii et jah, väga tore päev oli. Ma võin näidata, mis on taskus on. No näite. Auto. Tahtsin jäädvustada seda hetke, kus on esimene päris kevadilm, nagu õues on nii valge, kell on 8:30. Ma olen jakiväel ja mul on nii hea olla, nagu nii soe on. Ja ma olen lihtsalt nii õnnelik. Tulime täna korvpalli mängima kuskile koolihoovi. Nii et me smugeldasime ennast sisse. Nii et kui see on illegaalne, siis ärge teavitage kellelegi. Aleksandr nagu tõeline oss. New Balance. Kaltsukast. 2 euri. 2 euri kaltsukast, Vängerhust. Ja ma ei tea, mul on mingi väga random outfit. Nii et davai, hakkame korvpalli pelama. Prügi kasti ilusasti. Me tulime nüüd täna siia mitte paeparki. Mis park see on? Pendiraba parki. Ja avastasime, et siin on päris mõnna. Nii et me nüüd päevitame, sest õues on 19 kraadi. Aga tegelikult on täiega mõnus ilm. Ma loodan, et ma vaatan seda videot tagasi siis, kui 8 kraadi järgmine nädal. Killed! Aleksandril on vaja uut taime koju ja laualampi oleks ka tegelikult vaja. Nüüd tulime siia Bauhausi või Bauhof või ma ei tea, kumb see on. Bauhausi. Nii et me nüüd vaatame mingid lampi. Kas siin on midagi? See on nagu nii kohmakas kuidagi või? Kopakas. Aleksandrile meeldivad alati kõige kummalisemad taimed. Nagu, mis asi see on isegi? Täna on üks viimaseid ilusaid ilmasid. Täna on siis 19. aprill. Kell on 6:04 ja ma ostsin endale ühe Heavenly. Täna on 20 kraadi, ülimõnus ilm. Ma käisin just vanaemaga hängimas linna peal. Me olime mingi 3 tundi väljas, vahepeal sadas vihma. Tuli päike välja just siis, kui ma hakkan koju tulema. Ma mõtlesin, et ma näitan, mis ma sain. Mul oli juba suht ammu vaja tegelikult sinise-valguse prille, et arvutis olla ja kuna mu töö on arvutis ja bakatöö on arvutis ja kõik mu asjad on arvutis ja telefonis, siis on ülioluline kanda mingit sinise-valguse prille. Vähemalt ma ise tunnen, et silmad väsivad nagu oluliselt aeglasemalt ära, kui ilma nendeta. Mu armas vanaema ostis mulle sinise-valguse prillid. Ma olen nii õnnelik. Ma võtsin seekord siuksed natuke teist tooni, et need on siis sellised. Kokkuvõttes aga väga vahet ei ole ka, millised nad nagu on, peaasi, et nad nagu kaitsevad. Nii et ma hakkangi kohe iPadis olema või telefonis olema, mul vaja monteerida või midagi, et siis saabki neid kasutada. Täna on pühapäev ja me läheme kohe Keilasse, Kalev Cramo ja Keila korvpallikooli mängu vaatama, nii et ma olen väga elevil. Veits naljakas on ka minna nagu kellegi teise koju vaatama, sest muidu me oleme tavaliselt alati käinud nagu Kalevi kodu saalis. Nii et tuleb väga põnev. Nii ka Kalev Cramo särgi selga ja Aleksandriga samasugused. Nii et ma olen väga elevil ja ma hakkame kohe minema Keila poole, sest et mäng hakkab juba tunni aja pärast. Kalev Cramo võitis, meile see sobis. Järgmine mäng on neljapäeval, selle peab ka võitma. Siis, kas me siis oleme poolfinaalis või finaalis? Jah, siis me oleme poolfinaalis, kui neljapäeval ka hästi läheb.
nii, kell on nüüd juba 12 läbi 4 minutit. Aga noh, eks ma olengi sihuke ööinimene juba viimased 2 aastat, kuna ma töötan ka suht kaua öösiti. Nii et ma mõtlesingi, et ma lõpetan selle vlogi siin ära, sellepärast et ega mul väga palju järgnevast nädalast näidata ei ole, sest et ma kas töötan, kirjutan bakatööd, mul on bakatöö lõpuni jäänud 2 nädalat ja ma ei tea, üritan olla kuidagi produktiivne. Ma loodan, teile see vlog meeldis, siin oli väga palju korvpalli, väga palju lihtsalt mingeid hetki, aga ega ma ausalt öeldes ei olegi viimased 2 nädalat midagi väga teinud peale õppimise ja korvpalli vaatamise, nii et ma loodan, sulle meeldis see vlog ja kui sulle see vlog meeldis, võid ka mulle laiki panna. Nii et aitäh ja näeme juba kunagi, loodetavasti siis, kui bakatöö on juba esitatud.